Alles eile oli TV3 eetris lugu, mis rääkis sellest, et Tallinna õhu kvaliteet on väga halb. Ja väga halb just seetõttu, et inimesed eelistavad lamellrehvile naelrehve. Ja enne, täna on asi jõudnud juba uuele tasemele, sellepärast et linnavolikogu infotunnis arutatakse, kas naastrehvid üldse keelustada. Tallinna linn saaks teha kindlasti ise rohkem, teavituskampaaniaid veel rohkem, aga ka kaasata siis teisi näiteks automüüjaid, näiteks haridusasutusi, näiteks meediat, miks mitte, et inimesteni tõesti jõuaksid ka need kõrvalmõjud, sest täna ma arvan väga paljud ei tea, et nende valik põhjustab päris palju probleeme. Abilinnapea Margot Roose kutsus küsimustele vastama keskerakondlane Kairet Remmak-Rasman, kes viitas pealinna puudulikule teehooldele. Miks ma selle teema tõstatasin on puhtalt sellepärast, et tänane linnavalitsus, kui nendel tuleb idee, siis nad viivad sellega teoks. Ja nagu me teame, siis abilinnapea erakond on ka riigis võimul, siis ma ei imesta, kui nad selle idee võivad ka teoks teha. Aga meil ei olnud see aasta praktiliselt talve. Ja mina ise sõidan lamellrehviga. Ja pidamine oli ikka väga-väga keeruline. Sellepärast, et abilinnapea Peeter Pärtel-Pere ütles, et sellest aastast tema isiklikul palvel enam tänavaid ja teid ei soolatata. Järelikult ei ole võimalik meil üle minna lamellrehvile. Ja teiseks, kui me vaatame, kui palju maksab korralik lamellrehv, siis seda ei saa enamik Eesti inimesi endale lubada. Kuidas siis ikkagi on? Kas korralik kallis ja tehnoloogia viimase sõna järgi toodetud lamellrehv kaalub üles naastrehvi? Meie oleme sellises seisukohal olnud, et kui on talvisel ajal sõit valdavalt linnas või siis põhimaanteedel, mida siis jõutakse hooldada, siis see lamellrehv on väga õige valik, aga kuna Tallinnas käib tööl palju ka valglinnastunud tingimustes ja Tallinna ümberkaudsed inimesed käivad Tallinnas tööl, kus tõenäoliselt sõidetakse ka kõrval ka külavaheteedel ja seal ikkagi, kui on selline jäite oht või on niisugune libedus, siis turvalisuse pärast juba on seal ikkagi pigem kasutatakse naastrehvi ja kui see inimene tahab Tallinnasse tulla tööle ja tal naastrehv on all, et kuidas ta siis peaks käituma, kui see nüüd ära keelatakse, et see on nagu selline huvitav tehniline nüanss. Iseenesest see mõte, et nüüd autoga liikumine või naastrehvid täiesti ära keelustada, et see kindlasti ei ole nagu mõistlik. Et erinevad uuringud on ka näidanud, et just kui me räägime linnakeskkonnast, et tegelikult see mõistlik naastrehvi osakaal võiks olla kuskil 20% juures, et 20% linnakeskkonnas liiklevatest autodest võiksid olla varustatud naastrehvidega, meil on see kuskil 60 Tallinnas. Positiivse poole pealt tegelikult naastrehvil on meile kui teeomanikule ka positiivne mõju, ehk lamellrehvid küll ei tekita seda tolmu, ei tekita seda roobast nii palju, aga need lihvivad teekatet. See tähendab seda, et see tee muutub ajas aina siledamaks, mistõttu talvel need haardelised omadused ei ole niivõrd head. Ehk siis tegelikult meie kui teeomaniku nägemuses 20-30% autojuhtidest oleks hea, kui kasutaks naastrehve ka põhimaanteedel. Ehk siis nende naastude mõjul toimuks selle teekatte karestamine, mistõttu see avaldaks sellist positiivset mõju liiklusohutusele.